riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Tere vaatama saadet Riskid või kindlustad. Kevad on vähemalt paberite järgi kätte jõudnud ja kuigi ilm ei ole just liiga suvine siiamaani olnud, pigem võiks isegi sellisest mõnusast talvisest ilmast rääkida, ei ole esimesed kevade kuulutajad kuhugi tuppa mossitama jäänud ja tegelikult on meie tänavapilt ja liikluspilt neid kaherattalisi kevade kuulutajaid juba päris kenasti täis. Ja arvatavasti on õige aeg ja hetk taaskord natukese nendel kergliikuritel peatuda, sellepärast et vägisi tundub, et lisaks liikluse eeskirjade meelde tuletamisele võiks natukese rohkem kõnelda ka sellest, et mis kindlustuse vaatest selliste sõidukitega peaks meeles pidama ja silmas pidama. Täna on meile saatesse tulnud kaks toredat härrasmeest, Jonatan Jõks, Paltsi ja kindlustusosakonna juht. Tere! Tervist ja Mart Jesse istub minu vasakul käel samuti Eesti Liikluskindlustuse fondi tegevjuht. Tervist! Tere päevast! No kõigepealt, Jonatan, see kiiver kuulub sinule, ei ole siia niisama nalja pärast toodud, vaid ma saan aru, et sa tulidki tõuksiga siia stuudiosse. Mina tulin siia stuudiosse tõuksiga ja mul oli see kiiver peas, kaitsmaks minu tähtsat vara. Kõige tähtsamad võiks isegi vist öelda. Ja kuidas siis nii-öelda tunne oli siia täna selle tõuksiga sõites, et oli siis selline, ütleme, eluohtlik kogu see sõit siia või polnud häda kedagi? Oskan ettevaatlikult sõita, sõitsin üksi tõuksi peale, ei olnud joonud ka enne seda, nii et täitsa turvaliselt õnnestus tulla. Kas Mart keegi üldse teab, palju meil tänavatel ja teedel neid elektritõukerattaid liigub? Kui palju neid tervikuna liigub, seda ei tea tõesti mitte keegi. Sest teadupärast tõukerattad ja paljud muud kergliikurid ei käi registreerimiskohustuse alla, mistõttu riigil puudub elementaarne ülevaade sellest. On meil teada see, et kui paljud nendest on hetkeks kindlustatud, need inimesed, kes on võtnud nõuks kohustusliku kindlustuse ära teha, kuid kui palju selle väliselt need liikleb, seda tõesti ei tea. Aga elektritõukerattaid, mis on juba siis liikluskindlustusega kaetud, on üle 2000. See on ka juba mingigi arv, kuigi ma kujutan ette, et neid rattaid endid on ikkagi tunduvalt rohkem. Seda võib arvata, et ennekõike et me usume, et tavakasutajate käes olevad tõukerattad enamasti ei ole kindlustatud ja see on tingitud kas siis nagu sellest, et ei olda teadlikud kindlustuskohustusest või siis ignoreeritakse seda. Täna see saate eesmärk ka see on, et pisut seda teadmise taset tõsta ja inimesi ka natukese ärgitada, mõtlema pisut nii enda kui teiste tervise peale, et lõpuks on kindlustus see, mis tegeleb tagajärgedega, aga tänases saates kindlasti jõuame ka pöörata tähelepanu natukese nii-öelda ennetuse tegevusele. Aga ma siin ühe tõuksiga noorukiga juhtusin vestlema siin mõni päev tagasi ja mulle jõudis kohale ühel hetkel, et ega ta ei peagi enda seda aparaati nii-öelda mootorsõidukiks üldse, sest et mootor tema jaoks tähendab seda vana head tossavat ja plärisevat sisepõlemismootorit, aga see, et tal elektrimootor seda asja edasi veab, see ta arvas, et see on pole mitte midagi ei ole tähtis ühesõnaga. Et kas on siis see tähtis, ütleme, kindlustuse vaatest ka või polegi vahet, et seal on ikkagi mootor, mis edasi veab seda sõiduriista? Selle tõuksidega kindlasti kaasneb risk ka. Et samamoodi nagu auto võib teist autot mõlkida või siis jalakäijale otsa sõita. Sama oht on olemas ka nende kergliikurite ja mitte registreeritud sõidukitega. Et see liikluskindluste sõlmimine oleks igal juhul mõistlik, sest see kaitseb mitte ainult seda, kelle vara saab vigastada, aga see tegelikult kaitseb ka seda inimest, kes juhib seda tõuksi, et tema ei peaks ise vastutama selle kahju eest. No kindlasti fakt on see, et üks asi on see kohustus, teine asi on see mõistlik käitumine, et isegi ilma kohustuseta oleks tark see kindlustus ära teha. Aga oma riski on alati mõistlik maandada, see on täiesti selge, et
vahet ei ole, millise sõidukiga sa liikled, sa võid kahju tekitada kellelegi kolmandale kogemata või ka iseendale. Aga tagasi tulles sinu eelnevalt öelda juurde see, et inimesed võib-olla ei saa arugi nagu sellest, et elektritõuks on riskiallikas, on mingi mootorsõiduk, siis tõesti see nii on. Et me kõik teame, milline on siis vanakooli mootorratas või milline on mopeed. Ja me kujutame ette, et mootorratas on selline suur ja põrisev ja mille seljas sa istud ja saad hästi kiiresti sõita. Kuid mootorratas võib olla aga tegelikult tõukeratta kujuga. Kui elektritõukeratas sõidab üle 45 kilomeetri tunnis, siis on tegemist juba mootorrattaga definitsiooni järgi ja selle juhtimiseks peab olema juhtimisõigus ja see on käinud läbi ka Riigikohtu praktikast, et see, kes sellise ristapuuga sõidab, tal peab olema mootorratta juhtimisõigus. Ja see lihtsalt on vaja kuidagi inimesteni viia, et aru saada, et kui sa ostad lapsele võimsa tõukeratta kujulise rista, siis tegelikult sa võid anda talle hoopis nagu surmarelva, mille juhtimiseks on vaja juhiluba. Ja võikski nagu ütelda, et see, kuidas siis neid nagu tõukerattaid nagu eristada, ega on see, et võtame, et näiteks kui tõukeratas, mis sõidab alla 25 kilomeetri tunnis ja kaalub alla 25 kilo, siis teda ei pea kindlustama. Sa võid sõita temaga ilma kindlustuskaitseta, olgugi, et soovitav on siis kas kodukindlustuse või muu kindlustuse raames vastutuskindlustus osta. Kui tõukeratas kaalub üle 25 kilo, mis paljudel juhtudel on, kuid sõidab üle 14 kilomeetri tunnis, siis seda peab juba kindlustama. See seadus ja mitte ainult Eestis, üle terve Euroopa ütleb, et nii see on. Ja kui sõiduk, siis võtame selle tõukeratta näitel, sõidab üle 25 kilomeetri tunnis, siis Eestis tegelikult sellega sõita ei tohikski. Sest see, mis on üle 25 kilomeetri tunnis sõitev, on kas siis loetakse kas juba mopeediks või mootorrattaks ja see peab olema registreeritud. Kui teda registreeritud ei ole, sellega sõita ei tohi ja seda paljud inimesed tõesti ei tea. Ja kui sa sellist sõidukit kasutad, avarii põhjustad, võid sa sattuda väga-väga suurtesse nagu nii õiguslikesse kui ka majanduslikesse probleemidesse. No seda sama juttu me siin illustreerisime just ka graafiliselt meile ekraanile ja tõepoolest siis on nende valgusfooride süsteemiga, meil siin saates puust ei saa küll teha midagi selgeks, aga punaseks küll, et see sama, millest just juttu oli, et see punases tsoonis olev sõiduriist, siis ma saan aru, et teda ei saa isegi registreerida Eestis, siis et on täitsa illegaalne. Eestis on hetkel täiesti illegaalne ja see Eesti eripära kahetsusväärselt on selline, et neid tõukerattaid müüakse poodides, neid müüakse siis reeglina kiiruse piiranguga koos. Töödakse sellega tohib sõita 11-20 kuni 25 kilomeetrit tunnis, aga paraku need müüjad tihtipeale, nii palju kui meie oleme aru saanud, annavad ka siis inimestele vihje, kus saab informatsiooni selle kohta, kus need kiiruse piirangud maha võtta, mis on täiesti vastutustundetu käitumine. Aga hetkel on olukord selline, et Eestis neid tõesti registreerida ei saa. Mitmes teises Euroopa riigis näiteks saab neid registreerida ja see on juba selline riigi liikluspoliitiline otsus, kuidas seda käituda, kas siis neid jätkuvalt lubada müüa, aga liigelda ei tohi või siis lubada need ära registreerida ja need põhimõtteliselt ära legaliseerida liikluses. Selles osas on kliendid praegu päris halvas seisus, et klientina sina ei pruugi teada, et sa ei saa seda asja nagu osta, aga ütleme, et sa ostad selle ja siis tuleb halb üllatus, et ei tohigi sõita või siis tohib kuskil metsas sõita, mitte nagu avalikus kohas. Siin tõesti võiks olla selles osas selgust, et kas siis nagu keelata täielikult ära need asjad või siis teha need võimalus seda registreerida, kui otsustatakse, et see on okei asi, millega liigelda.
aga noh, praegu see on selline ebameeldival, ebaselge ala kliendile, mis meie Paltses oleme otsustanud on see, et meie pakume sellistele sõidukitele siiski liikluskindlustust, et inimesed saaksid enda need riskid maandada. Ka nendele siis, millest me räägime selles punases nii-öelda alas olevatele sõidukitele, mis siis, et need avalikus liikluses kasutada ei tohigi just või? No nagu ilma liikluskindlustust ei tohi kasutada. Lihtsalt see ei ole mõistlik, et klient ei tea seda, et see vahend, mis tal on, mille ta on ostnud, 1000 eurot või rohkem sellele pannud, et ei saa seda kasutada, et siis tal oleks see kaitse oleks olemas. Et siin on võib-olla oluline ära märkida ka seda, et kui me räägime sellest kindlustuskohustusest, siis klassifikaator, mida sa ekraanil näitasid, see valgusfoor, see ei puuduta mitte ainult tegelikult elektritõukerattaid, vaid puudutab kõiki mootorsõidukeid, ka on nagu näiteks üksrattad, mis on tõesti väga-väga kiired, et on ka sellised üsna suured, rasked sellised mootorrattalaadsed mopeedid ja kõik võimalikud muud sellised moodsa aja liikuvvahendid, et kõik, mis käivad selle sama klassifikaatori alla, siis kas see on üle 25 kilo või sõidavad üle 25 kilomeetri tunnis, täpselt sama filtrit on vaja kasutada ka nende riistapuude puhul ja kindlasti riigil ühel või teisel moel oleks mõistlik siis otsida lahendust sellele tõesti kas keelata müük ära või siis lahendada nende sõidukite registreerimine. Mida me tegime, kui siin kevadel nüüd alustasime teavituskampaaniaga just nende kevade kuulutajate tõukeratastega seoses, me saatsime ka kõikidele koolidele kirja, et armas koolipere, palun saatke õpilastele ja lapsevanematele selline info edasi, et nad oleksid teadlikud oma riskidest. Ja tagasiside järgnes päris suur meile, et helistasid ka lapsevanemad just on see, et kuidas see saab nii olla, et Eesti Vabariigis on lubatud nende tõukerataste müümine, mida tegelikult ei tohigi kasutada, et ühel või teisel moel tõesti siin Kliimaministeerium peaks selle asja ette võtma ja ära lahendama. Meie nagu hinnangul oleks mõistlik muidugi lahendada ära sedasi, et mitte üritada ajaratast tagasi keerata ja nagu kõike ära keelata, aga fakt on see, et kui nad on olemas, neid erinevaid riistapuusid tuleb meie liiklusse järjest juurde, siis leiame parem võimaluse nende registreerimiseks ja siis ka kindlustamiseks. Et kõik oleks ametlik ja kõik väga selge. Täpselt nii, et kui sa ostad siis elektritõukeratta või selle üksratta, see liigub ainult mootori jõul, siis sa tead, et sa pead selle ära registreerima, tavaliselt sellistele asjadele nagu mujal Euroopas ei panda mitte sellist eraldi plekist numbrimärki külge, vaid kleebisega tähistatakse see ära ja registreerid ära ja ongi asi klaar ja sa oled ka ostad liikluskindlustuse ja oled ise liikluses kaitstud. Ja näiteks Läti näite puhul tegelikult, kus sa saad oma neid erinevaid sõiduvahendeid registreerida, see on väga palju abiks ka seal näiteks, kui sinu tõukeratas ära varastatakse või mingi muu riistapuu, siis politsei saab tuvastada, kellele see kuulus ja omanikule tagasi tuua. Eestis, kuna registrit ei ole, see tegelikult pole aimugi. Sa leiad varga juurest mingi tõukeratta, aga sul pole aimdustki, kellele see tagasi toimetada. See on, ütleme, neid kasusid ei ole mitte ainult nagu liikluskindlustuse läbi, vaid teiste aspektide läbi veel. Kuulge, aga me nüüd rääkisime sellest valgusfoorist siin küll ja eriti sellest punasest otsast, aga ma tahaks selle rohelise juurde tagasi tulla, et siin on kirjas, eks ole, et võib sõita ilma liikluskindlustuseta sellise rohelises tsoonis oleva siis aparaadi ka. Aga mis siis juhtub, kui ma selle liikluskindlustuse kohustust mitte omama sõidukiga paugu panen, piltlikult öeldes, et mis siis saab? Sõltub õnnetusest, mis siis saab. Võtame sellise lihtsa näite, sa sõidad kõnniteel otsa mõnele inimesele, põhjustad talle vigastuse, näiteks luumurru. Siis kui sellel sõidukil ei ole liikluskindlustust, või selle sõidukil ei ole liikluskindlustust, see inimene
peab pöörduma otse sinu vastu siis oma nõudega ja kõik kahjud, mis temal on tekkinud, näiteks ta ei saa 6 aega tööl käia ja mis iganes tervisekahjustused veel, moraalne kahju, ta nõuab otse sinult sisse. Kui sa sõidad aga tõukerattaga või muu riistapuuga, millel on liikluskindlustus, siis kannatanu võib pöörduda otse kindlustusseltsi, ta saab kõik oma kahjud sealt hüvitatud ja sina ei pea maksma mitte midagi selle eest. Ja täpselt samamoodi on ka kõikide muude asjadega, et kõige klassikalisem kokkupõrge on ikkagi see, et sõidetakse mõnele autole nagu tõukeratta kuskil külje pealt sisse, et kui liikluskindlustust ei ole, peab juht ise kinni maksma. Kui liikluskindlustus on, siis maksab liikluskindlustus selle kahju kinni ja võib-olla pärastpoole saame paari sõnaga rääkida ka siis renditõukerataste turust, aga seal on väga suur selline iroonia praegu sees, et osadel nendel tõuksidel on liikluskindlustus ja teisel ei ole ja ma olen üsna kindel, et paljud selle sõiduki rentijad ei teagi nagu millised õiguslikud režiimid kohustuvad nagu rakenduvad erinevatele tõuksidele. Jaa, aga kui juttu selle peale jääks, et ega mis me siin ikka pidurdame ja pärast ununeb üldse rääkimata. Et räägime selle asjaga kohe selgeks, sest tõepoolest, kui nüüd vaadata selle tänavapilti tavainimese seisukohast, siis eks arvatavasti kõigile ikkagi kangastub see renditõuksiga, see temaatika, et isegi kui sa juhtud sõitma sama värvi erasõidukiga, siis ikkagi ütled, et see on kas selle või tolle ettevõtte oma arvatavasti ja neid on arvatavasti ka päris palju, kui mitte kõige rohkem, ma neid täpseid numbreid nüüd ei tea. Et kuidas see seis seal siis on, et kas seal teeb selle kindlustuse nüüd siis rendile andja või on see rendile võtja kuidagi iga kord, mismoodi see siis üldse olla saab? No vaevalt küll, et ma nüüd iga kord, kui tõuksi rendin, eraldi kindlustust hakkan sõlmima, eks ole. Jah, renditõukse on ikkagi tuhandetes on need, mis need arvud on. Ja on jah niimoodi, et kaks nagu suuremat seda pakkujat on tänavapildis näha ja on tõsi, et need sõidukid lähevad nendesse piiridesse, kus neil on kohustuslik sõlmida liikluskindlustusleping ja seda on nad ka teinud. Teise sõidukid jäävad sealt piiridest välja ja nendel ei ole liikluskindlustust. Kas me võime äkki ikkagi öelda selgelt ära ka, mis me siin marjame, need 2 suurt ettevõtet ju on, kes neid rendivad, et mis siin ikka inimesi segadusse ajada? Hea küll. Kasulik tarbija informatsioon võib olla. Absoluutselt. Jah. Tuul on liikluskindlustuse lepingut on tehtud. Bolt on see, kellel seda kohustust ei ole ja kes ei ole seda minu teada ka vabatahtlikult teinud. Mismoodi see kohustus siis otta? Siis ma saan aru, et nende need tõuksid, nagu me siin just rääkisime, on alla selle kaalupiirangu, mis nõuab juba kohustuslikult. Ja see, mis juhtus, oligi see, et kui see kindlustuskohustus hakkas silmapiirile tulema, siis need erinevad firmad valisid erineva tee. Tuul, kelle tõuksid on rasked ja kaaluvad üle 25 kilo, nemad võtsid siis selle suuna, et nad jätavad oma tõuksid sellisteks, nagu nad on ja kindlustavad ära, kuid Bolt valis selle tee, et nad muudavad oma tõukerattad kergemaks ja pääsevad tänu sellele siis kindlustuskohustusest. Aga reaalsus ongi see, et kui inimene praegu heauskselt enda läheb siis üht tõuksi kasutama, rakendub tema suhtes üks õiguslik režiim ja teise suhtes teist, et põhimõtteliselt kui inimene läheb tuuletõukerattaga sõitma, põhjustab kellegile kahju, siis liikluskindlustus maksab selle kõik kinni, temale ei kaasne ebameeldivaid tagajärgi, aga kui Bolti tõuksiga seda teeb, siis paraku ta peab ise selle kogu kahju kinni maksma ja tegelikult mitte ainult. Mis on võib-olla vaata, et olulisemgi veel, et Eesti liikluskindlustuse süsteemi eripära on see, et ei hüvitata mitte ainult kahju, mida on tekitatud kolmandatele osapooltele, vaid Eesti liikluskindlustuse seadus näeb ette ka siis sõidukijuhi enda kaitse ja et kui sõidukijuht saab õnnetuse käigus viga, siis kindlustusandja kohustatud hüvitama tema ravikulud.
ja mis tähendabki see, et kui näiteks tuuletõuksiga sõites kukud, saad tõsiselt viga, siis kindlustusandja peab kõik sinu kulud hüvitama, ka nüüd mitte ainult nagu vältimatu arstiabikulud, vaid ka hilisemad taastusravikulud. Siis sama tööst eemal oleks siis see, mitte tööst, see saamata jäänud tulu selle kaitse alla ei käi, aga ütleksime ravikulud käivad, aga Bolti tõuksiga seda kaitset ei ole, ütleme, kuna tõuksiga kukkudes saab enne kõik ikka inimene ise viga, siis see tegelikult on tohutu lisandväärtus, mis see tuuletõuksil on võrreldes Bolti omaga ja aga see on riigi sotsiaalpoliitiline otsus, mis otsustati teha, et vaatame, mida tulevik kaasa toob. Meile teadaolevalt hetkel on Riigikogus sees küll opositsioonierakonna esitatud eelnõu, millega laiendatakse kindlustuskohustust kõikidele renditõuksidele, aga elame ja näeme, kuidas siis ülejäänud erakonnad selle ettepaneku vastu võtavad. Mitte ainult siis renditõuksidele, vaid üleüldse kõikidele? Ei, mitte, see on esialgu renditõuksidele, et siin on erinevates riikides erinev praktika olnud, näiteks, et Taanis sai see mudel alguse, et see kindlustuskohustus oli üksnes renditõuksidel, sõltumata kui kiired ja rasked nad olid ja eraisikute kasutuses olevast tõuksidel mitte, kuid praegu üha enam tegelikult on see, et näiteks Norra näide on see, et kus kindlustuskohustus käib kõikidele elektritõuksidele sõltumata sellest, kui kiired ja rasked nad on, et kannatanutel peab olema see nagu kaitse õigushüvitisele sõltumata sellest, millega ta pihta saab. No igal juhul, kui ma olen nüüd oma lapsele või iseendale ostnud selle nii-öelda rohelisse tsooni kuuluva tõukeratta ja ei ole seda kohustust otseselt peal, siis kas üldse saab teha, et kohustust küll ei ole, aga kas tulen teie juurde, siis ma saan ikkagi kindlustuse talle teha siis? Kas sellisel juhul on ta siis kasko või? Kasko ta ei oleks, kasko on ainult varal endale. Liikluskindlustusteks saab ikka teha, aga lisaks natukene pean reklaami ka tegema. Paltsal on üks niisugune toode City Combo, mis hõlmab endas just seda vastutuse osa, hõlmab ka õnnetusjuhtumi osa, kui sulle endale kukud või viga saad ja hõlmab ka vara, et ühe tootega nagu 3 riski kõik kaetud. Et seda saab, on sul siis elektritõuks või tegelikult ka jalgrattad, rulad ja sellised ilmamootorite sõidukid. Ja põhimõtteliselt saab, et see, et kohustust ei ole, ei tähenda seda, et ei saagi teha üldse. Ja see on igal juhul on nagu eks mitte ainult Paltses, vaid sõltumata sellest, mis ettevõtte klient sa oled. Tegelikult tasub oma riskide peale mõelda ja kindlustusandjaga konsulteerida. Et õnnetus ei pruugi aset leida mitte ainult ju tõuksiga sõites, vaid ka jalgrattaga sõites, et igal juhul siis lisaks liikluskindlustusele tasub inimesele mõelda eraisiku vastutuskindlustuse peale ka ja see on üsna tavapärane, et tänapäeval samaaegselt kodukindlustusega siis ostetakse ka endale eraisiku vastutuskindlustused, kus on siis need riskid ka nagu natukene kaitstud, ütleme, liikluskindlustuse eripära on küll see, et see vastutuse limiit on üle 6 miljoni euro, mis kõiki kahjusid kinni makstakse ja ütleme, eraisiku selline vabatahtlik vastutuskindlustus üldjuhul piirdub 20 000-ga, aga sellega katad sa ära 99% juhtumitest, mis sinuga võib kindlasti aset leida. Ma tahtsingi tegelikult tulla korraks ka selle juurde, me nüüd hästi palju tõuksidest oleme siin ju rääkinud, eks ole, ja üldse on minu meelest nagu see juba semiootilises mõttes huvitav, et tegemist on ju mingi sellise tootega, kus väga tõukamist ju ei toimu, et lähed talle peale ja sõidad, et mida sa seal ikka tõukad ja ma mäletan oma lapsepõlvest oli selline tore toode nagu abimootoriga jalgratas, mis oli ametlik nimetus siis nendele võrridele, millega me kõik oleme arvatavasti noores põlves kokku puutunud ja sealt muidugi need vändad võeti kõigepealt küljest ära, sellepärast et siis oli rohkem tsikli moodi ja nii edasi, et aga kuhu ma tahan jõuda on see, et kas liikluses võib kasutada neid mootoriga jalgrattaid ka ilma kindlustuseta või on neil, kuidas nüüd ütleme, need jalgrattad, millel mootor on siiski olemas ja millel on mootor, mis on päriselt abiks, mitte ei ole takistuseks? Kui
neid tõesti elektrilisi jalgrattaid on väga erinevaid liikluses. Et standardselt tehasest väljuv elektriline jalgratas töötab nii, et see elektriline abimootor töötab kiiruseni kuni 25 kilomeetrit tunnis ja siis lülitub välja. Kui sa sõidad sellise jalgrattaga, mis mootori tuge omab kuni 25 kilomeetrini tunnis, võib sellega sõita ilma igasuguse kindlustuskohustuseta. Kui see sõidab üksnes mootori jõul ja kiiremini juba ka kui 25 kilomeetrit tunnis, siis on tegemist mopeediga või mootorrattaga, kui ta sõidab väga kiiresti. Ja mida ennekõike näeme nende kullerite puhul, kes siin linna peal ringi sõidavad, et sellised suured võimsad jalgrattad ja ütleks ma ka kuna ta ei põrise, siis arvatakse, et ta ei ole mootorratas või mopeed. Pole mootorsõiduk. Pole mootorsõiduk, aga tegelikult see ongi see hall ala, mis tasuks seadusandjal ära lõpetada. Et me kõik sõidame linnaliikluses ja näeme väga tihti, et me sõidame 50 kilomeetrit tunnis ja meiega paralleelselt sõidab suure toidukotiga mees oma jalgrattaga ilma ühtkit vänta puudutamata nagu edasi liikumiseks, et see on ju tegelikult nagu mootorratas, aga lihtsalt on teise harjumatu kujuga. Et selline on ebaseaduslik liiklusvahend. Ütleme, et ma olen kuulnud, et politsei aeg-ajalt küll peatab selliseid seltsimehi kinni ja karistab, aga neid on võib-olla natukene liiga palju, et nad jõuaksid sellega nagu süsteemselt ja suure sellise kalavõrguga peatada. Kas need kastirattad on meil kindlustatud või? Mis ka ju tänavapildis ju tihti tooni annavad, seal on ka päris jurakas toode ju. Sinna läheb täpselt sama asi, et kui ta sõidab, kui sa väntad ja see elektrimootor on sulle toeks, siis ta ei käi kindlustuskohustuse alla. Kui sa saad sellega sõita üksnes elektrimootori jõul, siis see on kindlustuskohustusega kindlasti kaetud, sellepärast, et see on väga raske ristapuu. On teil kastirattaid kindlustatud? Niimoodi ei oska praegu öelda, see tulid hea küsimuse peale. See tuleb arvatavasti teemaks, sest et me täna ju just püüamegi tähelepanu juhtida ju sellele meie vaatajatele ja kuulajatele, et see, et kohustus, see on üks asi, aga tegelikult ikkagi võiks ju mõelda nii enda kui teiste tervise ja vara peale ju ka, mida siis kohustus otseselt küll ei nõua, aga võiks ju ikkagi teha selle kindlustuse. Liikluskindlustusfondis me töötasime välja päris hea abivahendi ja panime selle üles oma kodulehele, et aadressil www.lkf.ee saab seda informatsiooni saada, seal on nii teksti kui ka piltkirja kujul, siis et kus inimene saaks endale nagu selgust luua, et kas tema sõiduk käib kindlustuskohustuse alla või mitte. Ja tõesti, kui inimesel on segadus ja ta ei suuda veebist siis nagu veebi järgi aru saada, mis ta tegema peab, siis julgelt helistagu meile, et 667-1800 ja meelsasti anname selle kohta informatsiooni. Kuidas teie näete, et teil on nüüd see eraldi toode, millest te siin just rääkisite ka olemas, et kas ka ühest küljest me rääkisime, et seadusandja võiks natukese siin asja selgemaks teha, aga teisest küljest kas ka kindlustusettevõtjad ise ka on kuidagi kaasa tulnud sellise muutuva maailmaga ja pakuvadki selliseid uusi tooteid vastavalt sellele, kuidas meie maailm ümberringi muutub? Kindlasti peab kaasas käima ja eks meie eesmärk on olla kliendi juures, saada aru, mis on need ohud, mis kliente puudutavad ja leida ja pakkuda neile siis lahendusi. Kas see tõukeratta, jõuame ikkagi selle kõige levinumad asja juurde tagasi, et kindlustamine kui selline on väga kallis asi. Et kui nüüd siin, ma ei tea, lapse vanemadki kuulavad, eks ole, ja mõtlevad, et aga see on ju jube kallis, et ei saa lubada. Seda ei saa väita, et see väga kallis oleks minu arvates. Küll täpne statistika välja võtmata, aga ma arvaks, et nagu ühe hooaja makse või niimoodi peaks jääma kuskil 40-60 euro kanti. Et kus need tõukerattad ise maksavad vabalt 1000 eurot ja üles, siis ma arvan, et selle raha investeerimine on väga-väga mõistlik oma pere ohutusse.
no ja veel arvestades, et võimaliku juhtumi korral on ju need summad ikkagi võivad väga suurteks minna, mida peab siis kannatanule ju korvama see, kes õnnetuse põhjustas. No ütleme, eelmisel aastal oli Eesti keskmine liikluskindlustuse nõue 2494 eurot. See on, me räägime keskmisest. See on keskmine. Aga kui võtta ainult isikukahjud, siis keskmine isikukahju oli 8300 eurot. On see, et ja kui inimesel kaasneb püsiv või raske vigastus, läheb ta ravikuludega üksnes ainult mängleva kergusega üle 100 000. Et tegelikult just nagu siin peakski lapsevanemate südamele rõhudma seda, et kui kingid oma lapsele võimsa tõukeratta, jätad selle kindlustamata, võib selle tulemus olla see, et pere on lihtsalt pankrotis, kui võsuke kellegile otsa sõidab. Et jah, et olukord on selline, et kui tõukeratas on kindlustatud, siis nagu mainisin, kindlustus hüvitab kahju. Kui kindlustuskohustusega tõukeratas on kindlustamata, hüvitab kahju liikluskindlustusfond ja me nõuame süüdlaselt siis kogu kahju tagasi, täpselt nii nagu seadus seda ette näeb ja see, kui laps põhjustab näiteks kahju, alaealine, siis nõutakse kahju sisse lapsevanemalt. Ja seal ei ole vahet, kas see tõukeratas on nüüd enda oma või on ta näiteks kindlustamata rendi tõukeratas, et ikkagi see, kellelt sisse nõutakse, on see juht. See, kes kahju põhjustab, sellelt nõutakse see kahju sisse. Nii et nii erasõidukiga kui ka rendiaparaadiga sõites tasub selliseid nüansse siiski meeles pidada. Ei, kindlasti ütleme, aga seesama näiteks see Bolti tõuks, kui seda kindlustuskohustust ei ole ja kahju põhjustad, siis ilmselt see kannatanu pöördub otse siis süüdlase poole, aga kui sellel tõukeratal on kindlustuskohustus, kindlustust ei ole, siis kannatanu saab alguses meie kaudu kahju hüvitatud. Ja siis, aga meie nõuame selle... Bolti tõuksiga mingi kahju põhjustad, siis liikluskindlustuse fond ei ole... Liikluskindlustus, kuna tegemist ei ole kindlustuskohustusega sõidukiga, siis meie ei pea neid hüvitama, eks see kannatanu seisukoha pealt võib tunduda ääretult nagu ebaõiglane, et kui see tõukeratas, mis ta kaalub praegu vist 24,8 kilo, et sa saad sellega pihta, siis sul ei ole õigust hüvitisele, aga kui ta kaaluks näiteks 25,2, siis saad hüvitatud, aga see on Eesti riigi selline sotsiaalpoliitiline valik, kus me praegu elame ja nii see lihtsalt on. No ma pean tunnistama, et ma ise nüüd tänavapilti vaadates vaatan ka natukese teise pilguga üldse, sest et tundub nii, et osad sõidukid, mis näevad esmapilgul samasugused välja, on siiski ohtlikumad kui teised ka selle kindlustuse vaatest rääkides. Aga on teil veel mingeid toredaid soovitusi? Ma ei tahaks, et siia saatesse jääks nüüd õlema ainult selline must masendus ja et kõik on jube ohtlik ja nii edasi, elamine üldse on ohtlik kokkuvõttes, aga ega siis me ei saa ju kätt ette panna, aga turvalisemalt saame sõita. No ma saan aru, et Joonatan näiteks siin on hea eeskuju teistele ka, et kui lapse vanem kingib enda võsukesele selle sõiduki, siis võib-olla võiks ühtlasi kohe ka kiivri kinkida ju. Et see on vist kõige odavam elukindlustus üldse, mis olla saab. No, absoluutselt, mis tegelikult ongi oluline, et üks asi on kindlustus, aga kindlustus tegeleb ainult tagajärgedega ja kindlustus ei hoia mitte kunagi õnnetusi ära, et me saame anda nõu, mida teha, et õnnetusi oleks võimalikult vähe ja tagajärjed oleks võimalikult nagu leebed. Aga jah, et ütleksime, et peamine on see, et inimesed järgiksid ikkagi sõltumata sellega, millega nad sõidavad, kehtivaid liikluse nõudeid, kannaksid kindlasti kiivrit, sest kukkumise korral pea saab nagu esimesena viga ja tõesti siis mitte ainult käituda nagu ise nii, vaid kui sa näed oma lähikondset vastutustundetult käitumas, siis tegelikult tasub ka tema südamele nagu osundada ja ütelda, et palun käitu ühiskondlikult vastutustundlikult. Hästi öeldud, aga lõpetuseks, Joonatan, kas sa tulid täna sõites siia mööda sõiduteed, mööda kõnniteed, kus kohas selle tõuksiga üldse sõita siis lõpuks nüüd tohib? Minule, ma väga vabandan, on vahest jäänud see isegi segaseks. Tõuksidega on seal natuke rohkem seda ruumi, et tänaval võib ka, aga kergliiklusteel on kõige parem, mida ma ka võimalusel nagu eelistan kasutada.
Küll aga näiteks need pisimopeedid, need punased, mis nüüd selle hooajal on tulnud. Ja mis on ka palju juba meedias kajastust nii-öelda leidnud ja mitte kahjuks positiivse külje poolele. Jah, et nendega oli see piirang, et nendega kõnniteel ei tohtinud, mis on ka mõistlik, et nendega ei tohi, nad on kobakad ja niimoodi. Et see paneb piire peale. Siia sõites ma nägin neid punase, on nad mopeedid, kuidas neid nimetatakse, kõnnitee peal driftisid noored poisid, nii et vähe polnud. Praktika pigem näitab sellega, et nad on harva sõiduteel, pigem kuna ilmselt see kliendigrupp on üsna sama, mis tõukeratastel, siis nad on harjunud kõnniteedel liiklema ja liiklevad ikkagi nende kõnniteedel ja inimeste vahel on ju. Kuigi tegelikult seaduse järgi ei tohiks seaduse järgi nad ei tohiks seal olla, aga paraku nii on ja kindlasti see politsei võiks rohkem selle ettevõttega suhelda, et kuidas siis ettevõtte oma mopeede välja annab, kuidas klientidele nõu annab, kus tohib sõita, kus ei tohi sõita. Ja aga kindlasti need on toodud linnapilti selleks, et jalakäija jalavaeva kergendada ja mõistlik on lahendus sellele leida. See ilmselt ei ole nagu keeldude keeles, vaid mida Joonatan juba puudutas, kergliiklusteed. Ilmselt oleks nagu üheks lahenduseks tõesti see, et neid ehitatakse välja rohkem, et kus jalgratturid, tõukeratturid ja autod oleks selgelt teineteisest eraldatud ja neid ehitades ilmselgelt peetakse ka liiklusohutust silmas, et kõik need kõnnid ääre ületamised ja need, mis on praktikas praegu hästi palju probleeme tekitamas ja inimesed kukuvad tõuksidega sead. Jah, arvatavasti me jõuaks teha veel 2 või 3 saadet nendel teemadel, aga tänase saateaeg on paraku juba otsa saamas. Joonatan, ma ikkagi annan võimaluse veel mõned lõpumõtted öelda, mis veel südamel on. Sa küsisid, et nagu positiivse noodi peal lõpetada, et seda mul kahjuks ei ole, aga mul on üks teema, mis pigem on just vastupidi, mis on ka veel käsitlemata jäänud. Tõuksidega ei kaasne mitte ainult oht sel hetkel, kui nad liiklevad, nad kellegi otsa sõidavad, vaid nendega on ka päris suur oht, et nad põhjustavad tulekahju. Et on olnud neid olukordi, Norras oli üks, kus kortermaja läkski põlema nagu tõuksis, mis kuskil seisis. Ja kuuldavasti on ka Eestis ja ma tean, et Leedus on olnud neid põlenguid, mis tekivad nendest elektriliikuritest. Et see on ka üks asi, mille eest nii kannatanud kui ka siis nende vahendite omanikud on liikluskindlustusega koos kaitstud. Isegi sellist kahju siis korvab see liikluskindlustus, mitte ainult reaalselt liikluses olemine. Just. Et sõiduki laadimist ja tankimist loetakse nagu üheks lahutamatuks sõiduki funktsiooniks ja see Norra näide, mida Joonatan tõi, ta oligi see, et tegelikult see maja taastamine kuulub hüvitamisele liikluskindlustuse alusel. Ja eks Eestis tuleb see teema ühel või teisel moel ka nagu üles juba arvatavasti lähiajal, et kelle vastutus see hüvitamine on, kui mingi selline suurem põleng tuleb. No igal juhul aitäh teile täna neid teemasid selgitamast. Ma väga loodan, et meie vaatajatel ja kuulajatel tekkisid uusi ideid, uusi mõtteid ja saime südamele vähemalt panna ja ei saa keegi öelda, et keegi pole informatsiooni jaganud, sest seda me siin just ju tegimegi. Meil olid täna saates Joonatan Jõks, kes on Paltsi ja kindlustusosakonna juht ja Mart Jesse, Eesti liikluskindlustuse fondi tegevjuht. Suur tänu, et te tulite siia täna asju selgitama. Saatejuht Tanel Talve tänab vaatamast ja kuulamast ja järgmisel korral järgmised teemad. Kõike kaunist. Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee.